No tervist siis fotorahvas. Rõõm näha, et nii palju on inimesi, me ei oleks nagu arvanud. Et kindlasti on meie hulgas siin ka palju neid, kes mäletavad veel neid aegu, kui mindi lugu tegema, siis võeti taskusse, pisteti filmikassetid, kus oli siis 36 kaadrit peal ja kuidas siis tuldi loolt ja fotograaf läks ja mulistas ja solistas seal pimikus ja siis käisid kõik üle õla vaatamas, et mis sealt siis nüüd tuleb ja fotograaf oli selline kunn, et ta ikka oli niuke. Noh, mina olin kultuurielu toimetuses, meil oli üks fotograaf või vahel ka kaks ja fotograaf oli ka kujundaja, nii et noh, ta oli ikka, tegi pildid, siis joonistas seal kõik lehekülje peale, kõik pärast kujunduse ja kõik niimoodi. Ta teadis, kord kuus meil tuli välja see väljaanne, siis ta oli alati kursis, kõik viidi kurssi, ta istus alati ka koosolekut. No siis aeg läks edasi, suure kapaku, suurte hüpetega minna, siis noh, siin ei tehtud enam filmi peale, muutusi, tehnika muutus. Mingil hetkel leidsime ennast olukorras, kus ajakirjanikele öeldi, et kuulge poisid, et teil on nüüd toredad telefonid, et nendega saab ju pilti ka teha ja videot saab teha ja et siis ega siis midagi, et kõik hakati ise tegema, fotograafid vaatasid kurbade nägudega, kuulusid seda juttu üks koosolekutel ja siis aga mingil hetkel selgus, et kõik ei ole ikka Mark Soosaared, et noh, et ei tule päris välja lehemehel see, et peab tegema pilti ja videot ja kõike ja nüüd oleme siis niimoodi, et meediamajades on meil suured toatäied fotograafe, töö käib nagu kellavärk, kõik jooksevad kribinal ja siis, et kuidas meie pressifotograaf ennast sellises olukorras tunneb, kuidas elu läheb, kas ta tunneb ennast ikka veel loomingulise inimesena, eks ju, või see elu on nii karm, et kipub seda vahel unustama. Et seda me siis täna siin arutame. Noh, kõik näod on kõigil, eks ju, tuttavad. Erik Rooses hakkame sealt pool otsast peale, Postimehe fotošef, eks ju. Raigo Pajula on tulnud meile tore, et taite tulla. Kadriorust. No ikka leiame aega, ikka leiame. Ja Anni Õnneleid on meil Delfi fotograaf, eks ju. Et kui nüüd kuskilt alustada, ma ei tea kust, et võib-olla sellest, et kuidas meil praegu üldse on, et kus... Sest vahel ütlen, üks fotograaf teeb mobiiliga pilti praegu. Väga hea. Aga vaata, näeb fotograafil silmad ikka igal pool, eks ju. Kõik ta näeb ja kõik on kontrolli all. Et kuidas meil praegu üldse see fotograaf, kust me neid saame, kuidas on fotograafide ettevalmistusega, missuguse ettevalmistusega inimesed tulevad? Kas selge see, et praktika on see, mis lõpuks õpetab välja ja töö ise, aga mis teadmistega inimesed tulevad? Ma ei tea, kes alustab, Erik? Noh, läbi aastat on fotograafe koolitanud Polütehnikum ja üldiselt enamus fotograafi ongi juba alates, ma ei tea, 80-ndatest tulnud sealt. Varasemalt sidekoolist. Siis on tänase seisuga Polütehnikum ja lisaks koolitatakse Kunstiakadeemias, Tartu Kunstikoolis, mingil määral tuleb selliseid visuaalmeedia haridusega inimesi, mitte nii päris palju, ka BFM-ist, aga nemad on tõesti nagu audiovisuaali inimesed. Aga suuresti on lehetoimetustes ikkagi Polütehnikumi taustaga fotograafid. Ja mida nad siis oskavad, kui nad tulevad sulle sinna? Noh, siin Raim Tirulgi istub meie hulgas aastakümnete pikkune fotograafide peaõpetaja. Aplaus. Et nad on üldiselt on Polütehnikumi lõpetanud töötajad tehniliselt väga pädevad, ma ütleksin. Aga võib-olla sellist, ma ei tea, kunstiharidust ja mingeid selliseid üldteadmisi, mida kõrgkoolis saab, võib-olla neid natuke napib, aga nad tulevad väga hea tehnilise ettevalmistusega ja millegi pärast ma olen nagu täheldanud, et Polütehnikumi
taustaga inimestel on ka kuidagi teistsugune, nad sobituvad meediamajadesse paremini. Ma ei tea miks, aga nii see on olnud. Aga Pallas ja kõik niisugused kohad veel. Pallas ja Tartu kõrgem kunstikool, ma ei tea, kas keegi pressifotograafist on selle lõpetanud. Et meil on küll praktikal olnud Tartu kõrgema kunstikooli fotograafe, aga tööle ei ole jäänud. Aga mis teie endi taustad on? Tallinna kutsekeskkool number 2, mis ta oli? Mina olen koolivennad, mina õppisin seal postiljoniks. Väga tore. Jaa, mitte Punavägedesse minna, siis oli vaja ruttu leida koht ja kahjuks oli see fotograaf osakond juba kinni. Minu esimene valik oli postisideoperaator, kui ma sinna tahtsin. Tegelikult olin mina ka. Aga no see on siis öeldi, et see ei vabastuse ajast. Ilusam öelda või postiljon. Aga ma tahtsin Eriko käest küsida, et Polütehnikumist praegusest tulevad fotograafid heade tehniliste teadmistega, kui palju nad pressitööst teevad? Pressitööst? Ma ütlen kohe vahele, aga mina lõpetasin seal kooli, ma ei teadnud pressitööst mitte midagi. Mina õppisin seal 6 aega, nii et ma ei saa ennast nende sulgedega kehtida. Samamoodi kunstiakadeemias vist õppisin ka 2 aastat. Et mitte ei lõpetanud. Aga põhimõtteliselt pressitööst ei tea ükski värskelt Eesti koolist tulnud fotograaf sisuliselt mitte midagi. Nad teevad nii palju, kui nad on kohtunud, saanud mingisuguseid ühepäevaseid seminare meie tegevpressifotograafidelt. Aga jah, nad ainepunktina neil seda sees ei ole, nii et nad õpivad koha peal. Et seda nagu tegelikult ei õpetata siiamaani? Ei õpetata. Aga kas siis toimetustesse ei saadeta praktikale või nuusutama seda pressimehe elu või? Jaa, praktikal näiteks Postimees võtab igal aastal praktikale 2-3 fotograafi ja meil on olnud nii Tartu Ülikoolist, isegi ajakirjanduskateedrist. Seda mitte fotograafi taustaga fotopraktikal olnud tudeng. Kui ka Polütehnikumist, Tartu kõrgemast kunstikoolist, EKA-st, igalt poolt. Praktika ajal saab nagu mingisuguse aimduse ajakirjandusest küll, aga ei saa ikkagi, need kogemused on ebapiisavaks. Aga Tartu, kus õpetatakse ajakirjandust, kas seal ei ole mingit niisugust spetsialiseerumist? Minu kursusel käis Toomas Volmer. Minu meelest tema nagu oli kuidagi kohe spetsialiseerus fotole. Minu meelest nüüd enam ei ole. Toomas Volmeri puhul ma tean, et tal mingi spetsialiseerumine oli. Aga minu teada ajakirjanduskateedris enam ei õpetata fotot. Küll ma olen käinud ise mingit loengut pidamas, vist koos Raul Meega isegi kunagi, aga et minu meelest see ongi sellega piirdunud, et baka-astmes saab mingi ühe ainepunkti võib-olla, teevad ühe workshopi ühepäevase koos paari loenguga. Meil oli Valeri Parhomenko õpetas meid seal ja tegime seal igasust imet. Käisime ringi ja smeenad olid kaelas ja plõksisime. Igatahes on see, ma ütleks, et see on... Oli sellest abi? Ma ei tea, ülearu palju vist ei olnud. Nagu pressifotograafia arengus on see tunnetatav, et meil ikkagi kõrge hariduse tasemel ajakirjandust ei õpetata, just üks visuaalset ajakirjandust. Et võiks ju olla. Võiks ju olla. Mis sina, Anni, ütled selle asja peale? Kust fotograafid tulevad? Jah, ja kust sa ise tuled? Mina tulen kodust. Minul on praktikat olnud lapsest peale, alustasin modellina, pere ja kodu ja muud sellised. Et kuna minu isa on fotograaf, siis käisin temaga kaasas väga palju. Nii palju esialgu ei inspireerinud, et oleks tahtnud ise hakata pildistama. Lõpetasin kultuurikorralduse ja siis tegin sellel alal tööd ja siis mingi hetk isa ütles, et kaamera on siin ja mine tee, pildista seda ja seda ja sealt läks edasi. Korra proovisin Pallasesse sisse saada, siis kui oli 5 aastat tööl olnud, ei saanud. No näed. Nii, mis me siis selle peale siis arvame, et võiks õpetada kuskil ikka ajakirjandusfotot ka? Balti meediakoolis äkki. See tundub kõige rohkem selle moodi, kus võiks nagu seda teha. Just dokfilme ja mis nad seal teevad, et võiks ju siis teha ka ajakirjandusfotot, eks ju. TFM on selline praktilisema suunitlusega kool, näiteks kunstiakadeemia. Et võib-olla tõesti TFM-is.
nii, aga lähme siis nüüd töö juurde. Et kuidas see asi siis nüüd käib? Et kes teist Eerik, sind on ikka hea veel rohkem piinata. Et sina neid kamandad seal oma Postimehe fotomehi, et kuidas see elu teil siis käib? Palju siis tegema peab? Vanasti keegi mulle rääkis, et Peeter Langovits oli käinud jooksnud päevas 7 üritusel ja teinud 7 avamisel pildid ära. Et kuidas sina oma alluvaid seal survestad? Peeter teeb siiamaani seda. Peeter teeb siiamaani, kuidas sinu omad on? No tegelikult oleks jube äge kuulata ka teie lugusid. Ja teie ütke ka pärast vahele igast asja. Nii-öelda kupja sellest, ma teen nagu nalja. Et kindlasti ei käi meil fotograafid, ma ei tea, 6-7 objektil päevas. Küll aga on meil ikkagi mingis mõttes on meil tootmise aspekt on küllaltki suur ja kohati mõnikord tundub, et natuke liigagi suur. Tõistpidi toimetuse staffi fotograafid peabki tegema kõike. Et alates seltskonna fotograafiast kuni väga heade portreedeni, sündmusreportaažideni. Et siis me lihtsalt planeerimegi päeva ära, et paneme nii-öelda jooksuplaani paika ja niimoodi töötame. Et kohati see tootmise aspekt on liiga suur, aga ma ütleksin, et tegelikult on fotograafidel ka võimaluse nagu isiklikult areneda ja ka oma projekte teha, kui vaid oleks seda oma projektide tegemise lusti rohkem. See on ikka nii, et kõik peavad tegema kõike, mitte ei ole nii, et ühed on teada, et nendel kohe meeldib, et nii, et ma saan selle foto kätte, teisel meeldib rohkem teha mingit portreed ja niisugust asja. Teatud, igal fotograafil on ikkagi omad eelisoskused. Et meiegi osakonnas, ma ei tea, nimeliselt võin tuua näitena, näiteks Tairo Lutter on meil eeskätt spordifotograaf on ja, või siis võtad Eero, kes teeb väga hästi kultuuri asju, et on fotograafid, kellele sobivad paremini seltskonna teemad, et mingi spetsialiseerumine on, aga samas ikkagi peab säiluma ka teatud universaalsus. Jah. Ja siis päeva lõpuks, mis nägu nad sul on, kui on pidanud käima 4 kohas ikka nad peavad käima. Mul on tobe rääkida, fotograafid on siin ise, et nad võivad, et Püüdki vahe. Ma ütleksin, et väga head nägu, et tööpäev on korda läinud siis, kui oled saanud mingi, ma ei tea, hea pildi ja oled ka piisavalt võhmal, mitte lihtsalt ma ei tea, nagu nüristunud ja ma arvan, et see on täiesti normaalne töökoormus, kui me räägime nagu töökoormusest. Ja samamoodi see nagu temaatika palett on ka väga lai, ehk siis, et ta annab ikkagi võimaluse väga erinevates valdkondades ennast proovile panna. Ma kujutan ette, no mina ju ei tea seda teie töö asju seal, aga et kui pead minema jooksma kuskile, ma ei tea, koosoleku ukse vahelt saad teha, kuidas su kangelane istub kuskil laua taga, tal pole aega sealt ruumist isegi välja tulla, sa ei saa teda isegi akna juurde panna või õue kutsuda, et teeme puu all pildi. Ja teed seal samas laua taga selle ära ukse vahelt, siis järgmisel jooksed jälle kuskil, jälle on keegi kuskil käärid käes, ta ei tule, tal pole aega sinuga üldse suheldagi. Ja niisugused 4 tükki, siis õhtuks on ikka masendus peal ju. Väga suur osa fotograafi tööoskustest on ikkagi müügitöö ja enese kehtestamine. Ka see, et sa suudad selle on sündmused, mida sa ei saa mõjutada, aga et sa ikkagi suudad nagu oma pildistatava nii-öelda korraks nagu rusikasse võtta ja temaga koostööd teha. Et ma ei ütleks, et see asi nii kurb on. Siin ei pea, vaata, kui on infofoto, ega ta ei peagi sul ühe jala peal seisma, eks ju, või käte peal, eks ju, et ega mingit portreed sa ei tee hetkel, et sa teed seda infofotot, aga ikkagi tahaks ju õhtul lähed koju, mõtled, no mis ma sain, noh. Et võib ikka jääda kuidagi nagu kurvameelseks. Mida sa, Anni, arvad? Mis sa, Anni, arvad? No neid võtteid on väga palju erinevaid, nagu juba sai öeldud, et teed sporti, siis teed portreed.
homme lähen lauta lüpsirobotit pildistama. Et kuna mina olen Tartus ja meid on seal 2 fotograafi ja siis Lõuna-Eesti tööd jagatakse meie 2 vahel, et siis meie saame seda seinast seina ja meil on seal Maaleht, siis on Ärileht, siis on Maakodu, et kõik on täiesti erinevad ja siis vahepeale tulevad veel uudised, et midagi süttis, keegi sõitis teelt välja, et nendeks tuleb olla valmis, et igav ei ole kunagi. Üsna vaheldusrikas. Ja. Kui vaheldusrikas teil, härra Pajula, seal Kadriorus elu? Meeletu. Täpselt sama nagu praegu kirjeldad. Ei, ma nagu mõtlesin seda, ma hakkan lõpuks kaugemalt pihta, et mina ei ole nüüd seda trammi tükk aega teinud, aga ma mäletan seda perioodi, ja ma vaatan, et see palju ei ole muutunud vist. Et kui kadus ära see, kui Madis Jürgen läks ainult 1 fotograafiga igale poole ja kas siis Veermega või hiljem siis muusikusega ja tegi kõiki asju nendega. Ja siis nendes pika vinnaga lehtedes siis nagu Expression olid need asjad võimalikud, päevalehtedes see ei olnud võimalik. Aga seal oli siiski olemas see, et mingid fotograafid tegid mingid asju natuke rohkem. Ja siis tuli meil peale see, vist isegi Äripäevast sai alguse see süsteem, kus siis kõik teevad kõike. Ja ajakirjanikud olid hästi kurjad alguses selle peale, et ma ei saa võtta, keda ma tahan, vaid ma võtan selle, kes graafikus on. Ja see vist on praegu siiamaani, ma arvan niimoodi, et sul on graafika järgi, see on sinu teema täna. Siis pead seda tegema. Siis, kui mina Äripäevas töötasin. Jah, just. Et siis minule isiklikult fotograafina meeldis just pressitöös see, et mul on nagu see palett on hästi lai, et ma saan nagu kõik asju teha ja õhtul, kui ma olen õnnestunud kas või selles ühes onus sealt kääride vahelt kätte saada, on ikka väga hea tunne, et just see, et sa oled saanud kiiresti, aga fotograafid on nii erinev. Lõpuks me sõelume välja need inimesed, kes seda tööd teevad tegema, ongi need, kes on hästi fleksibiilsed, hästi palju enesemüügiga, kehtestamisega ja tegelikult see fotograafide baastase tuleb väga hea, aga need kaovad ära need tüübid, kes nagu mingit asja oskavad ilgelt hästi teha. Ja nad nagu surevad välja, nende kunstniku hing nagu ei luba nagu iga päev teha seda nii-öelda trammi või seda mõttetut tööd ja siis saada üks hea asi, mingi võib-olla 6 või küllelgi niimoodi. Et see on natuke koht minu meelest selles asjas. Ja mul tuli üks asi meelde praegu, ennem kui te rääkisite siin, et see fotograafid, et kus nad tulevad ja mis nad oskavad ja mis nad teevad. Mul oli hiljuti kokku, sattusin sinna Briti kuningakotta ja rääkisin, seal on igal inimesel oma fotograaf, igal staril on seal oma fotograaf. Ja siis selle enda boss ütles mulle, et aga tal ei ole enam fotograafe, kes vanasti tulid pressist, ta tahtis ainult pressifotograafe kogu aeg nagu. Aga millegipärast enam ei ole kiiresti reageerida oskavaid, just sama, kellest me praegu räägime, üldistusvõimega samas nagu hästi selliseid, mitte ainult mõtlevad sellele oma mingisugusele asjale, vaid nad suudavad nagu reportaaži teha nagu siit ja sealt ja nad on nagu laia pintsed, aga hästi nagu sellised paindlikud siis. Et need ei ole ja nüüd nad koolitavad ise, et nad võtavad inimesi tööle ja hakkavad neid nullist koolitama nii-öelda pressifotograafideks. Ja siis lähevad spetsiifiliselt siis ühe inimese jälgimise peale, aga et oleks selline, kes suudab kogu aeg nagu ümbrust jälgida ja kiirelt reageerida. Et neid millegipärast näiteks Briti meedias enam ei tule. Ja mina ei tea, mis see põhjus on. Et tavaliselt need riigid on meist natuke ees, et võib-olla meil on see sama oht, et meil kuidagi see pressifotograafide, ma ei tea, kas nad kaovad ära või kas nad on muutunud madalamaks või on need tipud on nagu kuidagi ära lõigatud või ei ole. Mina ei ole selles süsteemis nüüd juba 10 aastat või rohkem sees olnud, aga see, et sa ei saa teha nagu Madisega tööd üks ühele, kasutada mingit stiili, mingit asja, oma käekirja, sest et sa pead tegema kõike kogu aeg. Minu meelest on see ühest küljest hea, aga inimestel tuleks anda see võimalus, ma arvan. Vanasti meil olid nagu sellised tandemid, et kes käis kellega. Ja siis oli kuidagi juba nagu oma vahel arutad ka, et millest see asi tuleb ja missugune see inimene on, keda me lähme pildistama ja rääk. Silma pilgust piisab juba, et saad aru. Kõigest piisab ja kõik on väga hea ja täiendasime nagu teine. Aga see on suur luksus, et seda, ma arvan, et seda ei ole võimalik nagu lõpuni niimoodi hoida, et sul on ainult staaridel on omad staarid ja siis ongi nagu, ja siis on mingid mehed, kes siis neid asju üldse teha ei saa. See on ka probleem.
võib-olla muutus ka väga ühetaoliseks, et pidevalt käivadki 2 inimest, kes teevad ühtemoodi ja aga noh, mina olen sinuga käinud näiteks korra vähemalt ja et siis saab seda kokku päris tore oli. Ja väga huvitav oli. See oli mulgipudru tegemise. No siis see oli teine kord isegi. Esimene kord oli Liidia Koidula oli asjasse segatud Laulupeo muuseum ja siis klaverikunstnik Tartus. Ja. Okay. Nii. Aga kui kaua teie olete tegelenud, et teie olete need püsivad siis? Et sa ütlesid, et inimesed ei jää püsima tihti. No näed, ma võin jäänud. No. Aga ei, no minu meelest... Aga üldse, kui kaua olete tegelenud teie? 91. aastal. Mina terve elu. Sündisid 91? Ei, tõendas, et mina olen terve elu tegelenud. Alates lapsepõlvest juba või teismeeast ma hakkasin ajakirjandust töötama ja ma nagu läbi imbunud ajakirjandust. Aga see, mida Raigo praegu rääkis, oli mul natuke üllatuslik. Oota, kui äge. Mida? No, midagi üllatuslikku. Jaa, midagi oli üllatuslikku. Just see, et kuidagi nooremate fotograafide või noorema põlvkonna fotograafide suhtumine oleks muutunud või et nad enam ei ole valmis nii universaalselt töötama, vaid tahavad nagu oma nišides töötada. Et mina ei ole Eestis seda täheldanud. Aga mina olen seda kuulnud. Ma ei tea, kas see on probleem meil, et ma ei ole täheldanud. Siin tegelikult oleks väga huvitav kuulata teiste fotograafide arve. Enne kui tulevad arvamused saalist, et mina olen kuulnud seda inimesed, kes on ära läinud, et võt, mulle ei sobinud see, mulle meeldis näiteks teha kultuuri või mulle meeldis teha mingit spetsiifilist asja, kas või ainult sporti. Aga ma pidin tegema sinna juurde ka mingid poliitikuid, kellest mul nagu jumala savi on, et siis tulevad inimesed ära. Nii palju, kui mina aru olen saanud, te ikka arutate ju ka, et kuhu keegi läheb, eks sa ikka annad ju üles sellele ka, et kellel sobib üks ja teine asi. Sest ajakirjanikud ju töötavad niimoodi, nemad ju töötavad omas valdkonnas ja lähevad süvitsi. Et minust on see nagu diskussiooni koht, et kas see, minu seisukoht on see, et pressifoto peab oskama kõike teha ja see on tore, aga seal kõrval peaksid olema mingid tüübid, kes teevad ainult nagu mingeid asju. Selleks, et saada mingisugused asjad nagu kõrgemale natukene sellest üldisest heast tasemest, et tuleks mingisugused tipud. Ma arvan, et ei pea olema, ei pea suutma kõik universaalselt väga hästi teha. Et tööjõuturul läbilöömiseks minu meelest on hea valem see, kui fotograaf oskab teha midagi väga hästi. Olgu ta siis portrees ülitugev, ma ei tea, sündmusreportaažis väga tugev ja siis need teised on sellised kõrvaloskused, mida ta teeb ka nagu heal tasemel, aga mingi asi on selline, millega ta on nagu päriselt toimetusele väärtuslik. Et mulle tundub, et see on nagu nii-öelda edu valem, et midagi pead sa oskama nagu tõeliselt hästi teha. No üks asi ka, mida mõned oskavad hästi teha ja võib-olla teised nii hästi ei tee, on see, et tuleb teha ju ka videot, eks ju. Et mõned võib-olla on sul seal kõvemad mehed video tegemisel. Sa arvestad seda ka? Kindlasti arvestan. Midagi samas nüüd toimetuses on kõrvale, nagu fotograafide kõrvale kasvanud ka väiksed produktsiooni või videoüksused on. Aga see on paratamatu, meil isegi tegelikult ametinimetused on mitte fotoreporter, vaid foto- ja videoreporter. Ehk et see oskus on vajalik, aga teisalt fotograafid on meil võetud kõik eeskätt nende põhioskuse fotograafi oskuste poolest tööle ja need videooskused on kõrvale õpitud ja video on küll ülioluline, selle nagu tähtsus kogu aeg kasvab, kui te jälgite ka, ma ei tea, näiteks sotsiaalmeediat, et kuidas nagu videovood nagu suurenevad nagu fotode arvelt isegi, eks. Et siis nagu kui võtta nagu näiteks meie foto-videotoimetus on ja siis esmaste videooskustega inimesi on meil oluliselt vähem kui fotograafe, kes teevad kõrvalt ka videot. Aga jah, kahjuks või õnneks ilma videooskusteta enam nagu meediamajas hakkama ei saa. Et vähemalt elementaartasandil tuleb osata nagu videot võtta enam-vähem seda nagu video lihtsalt lugu kokku panna, monteerida, mõelda nagu ka video liikuva pildi keeles.
et noh, ilma selleta on tõesti keeruline. Kas see tekitab stressi ka, et mees läheb sul lugu tegema ja nüüd teab, et teeb pildid ära ja nüüd ma pean veel selle video ka nüüd ära tegema ja. No, mis minu meelest on kindel, ma ei tea, et te võite vaielda, et üheaegselt teha fotot ja videot on praktiliselt võimatu nii, et nad mõlemad suurepäraselt välja tulevad. Tavaliselt juhtub nii, et kannatavad nii foto kui ka video. Et kui on mingi selline olulisem teema, et siis me lihtsalt läheme kahekesi, et üks nagu kontsentreerub videole ja teine siis fotole. Sina teed ka videot või? Jah, ma olen nõus, et üheaegselt on keeruline teha, aga kuna meid seal lõunaosa riikides on nii palju vähem, siis mina sõidan autoga, mina pildistan, mina teen videot, vajadusel otsin inimesed, küsitlen, edastan info toimetajale, et kõike mida vaja. Ja olen teinud ka nii, et ühe käega pildistan ja teisega tegin telefoniga videot kõrvalt. Mis need olid? Facebooki laivid olid kunagi populaarsed. Kuidas, Raigo, teil seal on see video ja foto vahekord, kes see teeb? Sa pead tegema ka kõik. Ei, ma pean tegema kõiki asju, aga kui on ikkagi samamoodi olulisem asi, siis me võtame ikka videograafi juurde. Aga niimoodi, et tuleb ümber lülitada ühelt funktsioonilt teisele, on üsna tavapärane. Reegel pigem. Ja ega ta midagi head ei too ka veel. Parem oleks ikka teha ühte asja. Aga ma ei tea, kui palju see praegu ikka tehakse niimoodi, et mina olen meelnud küll, et kahekesti tuleks ikka. Ja, muidugi. Ka otseülekanded on väga teema, et ma olen muidugi teinud ka kui on vaja teha paralleelselt nii otseülekannet kui fotosid ja on selline suhteliselt nagu lihtne case meie jaoks, et siis suudab fotograaf mingi ala pressikonverentsi otseülekande ja fotod üksinda ära teha. Tehniliselt on see kõik võimalik, kui seal ei ole ühte niisugust highlightsi, ühte kohta, kus sul on vaja, ma ei tea, antakse kultuurivedur üle ühel hetkel, on ju, et siis sa ei saa nagu, et sa pead valima, kumma sa niimoodi, aga põhimõtteliselt mingist üritusest ülevaade teha ei ole keeruline tegelikult, et see on ikka... Kaunima kodulugu minna tegema, et teha videointervjuu inimestega ja siis pildid juurde. See nii tappev ka ei ole, et see on tegelikult täitsa tehtud. Kui sul ei ole selliseid asju, mis juhtuvad ainult ühe korral, siis sa ei saa nagu hästi valida. Meil on populaarseks saanud see lühiformaat, mis seal artikli alguses on veebis, et vilgub see sama edasi-tagasi nagu GIF oleks või et mis veel on selle teise nimetuse. Et midagi, mis tõmbab tähelepanu lugejal. Kuidas fotoinimesed tunnevad, kuidas fotosse suhtutakse üldse toimetuses? Et, ma ei tea, foto hõlmab ajalehest vist kui palju, ma ei tea, 3% vähemalt, eks ju, lehepinnast. Paberis, et kuidas on suhtumine sellesse fotograafi, et kui näiteks on mingisugused koosolekud, kus planeeritakse teemasid ja kas sinna võetakse fotograaf ka juba kaasa või millal fotograaf kaasatakse või see tuleb kunagi hiljem või kuidas fotomehed ennast tunnevad, kui pärast lehte analüüsitakse, kui palju fotost räägitakse, kui palju fotograafe kiidetakse? Nii palju küsimusi korraga praegu. Ma võin rääkida või? Küsimine ei ole, vaata sinu teema ka. See on praegu selline, see koht, et kas me hakkame nagu vinguma, oleme skeptikud või siis mõtleme, mida me ise ära saaksime teha, et fotopositsioon oleks parem ja et me saaksime ennast paremini kehtestada fotograafidena. Et tegelikult ma näen ise ka sageli üsna nagu natuke süngetes toonides seda, mis toimub, et kui me vaatame, kui massiivselt pildi ja videomeedia levib igal pool, et me upume igalduks visuaalsesse prügisse, kui me võtame laiemalt kogu sotsiaalmeedia, kui nõutud on meediamajades suured seltskonnagaleriid või suured ülevaated seltskonna üritustest, mingid 100 ja 200 pildised, kus on nagu suhteliselt välistatud, et fotograaf selle suure massi tootmise kõrvalt midagi päriselt head ka saab või mingi mõtestatud loo kokku saab panna. Et siis see panebki kukad sügama, et ma tean, et galeriisid, siin ongi nagu meediamajade ärilised huvid versus siis fotograafide loominguline vabadus. Et ongi võimalus vastandada, et
teisalt, ma ütlesin, ma ei taha vinguda, et teisalt tuleks leida neid kokkupuutepunkte, et kuidas nagu rahuldada ära siis meie auditooriumi nii-öelda nälg nende suurte galeriide järgi ja samal ajal fotograafid saaksid ka teha mingeid päris oma pilte ja oma lugusid. Et see on üks suur nagu kompromisside kunst ja samamoodi fotograafidel endil peeglisse vaatamise kunst, nagu üldse foto-videotiimidel. Et see on päris, minu meelest see on väga oluline küsimus ja just eriti tänapäeval, mille see usalduse küsimus üha rohkem tõusetub. Et meil on ka nüüd metsikult nagu neid AI videosid ja pilte, mis vaikselt imbuvad ka juba nagu meediasse näiteks pehmemate teemakäsitluste juurde. Samamoodi, ma ei räägi sotsiaalmeediast, mis on nagu seda nii-öelda ajumäda ju paksult täis, et me näeme mingeid eludu aknast sisse hüppaid põtru, kes purustavad sarvedega telekaekraane või nii pildis kui videos. Palju seda praegu on tulemas päris meedias nagu? Päris meedias. See surve on olemas, minu jaoks see piir nagu, mis on see oht selle, millest me pidime rääkima, sorry, siin hakkan nüüd juhtima, et see meedia muutusete usaldus, minu arust on ainuke asi, mis pressifotograafidele on jäänud, on usaldus. Et kõike on võimalik ju teha, eks ole, AI-na, aga me teame, et seal ei tehta. Ja nüüd, kui kuskil hakkab teil tulema see, et kuskile pannakse see tehtud pilt, siis on minu arust see tapab usaldusega seal kõrval selles uudistevoos või kuskil mujal. Et jube kihvt on, jube äge, me saame proovida, vaatame, suutsime, tegime üle kihti pildi, paneme, aga vaataja võtab, et kui see on siin võimalik, siis järelikult see pilt, mis nüüd järgmine kord on, nagu tekitab küsimusi, kas see asi tõesti juhtus, öeldakse, kuulge, see on ju AI, no vaatame, tegid selle ka AI-ga. Ja siis on nagu surm, siis on nagu ju dokumentaristikale tapmine. Minu küsimus sulle on see, et kas see surve on näiteks toimetustele, et kuulge, meil ei ole praegu head ideed, mida selle pildistama minna, et teeme AI-ga selle pildi sinna. Näiteks me kasutame AI tegelikult igapäevaselt neid fotoillustratsioonide tegemiseks, aga eeltingimus on alati see, et see illustratsioon, see pilt ei tohi välja näha nagu foto. See on nagu põhiasi. Ja muidugi alati on autori viites kirjas ka, me nagu viitame sellele. See märkimine ei taha. Teine, aga ta peab esmapilgul välja nägema nagu mitte foto. Aga mis on ohukoht, näiteks globaalne illustratiivsete piltide pank Shutterstock, ma ei tea, kas see on vist kõigis meediamajades kasutusel, et seal on mega palju AI pilte, AI illustratsioone ja see isegi ei pruugi tähele panna, näiteks siin otsisime terviseportaalile mingit süütud pilti lihtsalt tervisliku toitumise loo juurde. Neil ilmub ühes kuus 10 000 lugu ja iga lugu vajab pilti veebi omapärade tõttu. Nii et absoluutselt nagu toimetuse fotograafid ei suuda kõiki ära rahuldada, eks. Otsisime tervisliku toitumise pilti, ilus foto, ilus pilt, kuidas mingi käsi lõikab lõikelaual paprikat, taamal ilusti värvilised teised köögiviljad ja alles viimasel minutil nägin, et see on AI genereeritud. Ehk et see libastumise risk on jube suur ja loomulikult ka mingid, ma ei tea, mingi poliitika teema, ükskõik mis uudismeedia teema, me oleme väga hoolikad AI nagu käsitludes, et me kindlasti väga kontrollime, kui tuleb ka mingi kahtlane foto, siis kindlasti me kontrollime, et kas see ikkagi ei ole AI-ga tehtud, kui tundub mingis mõttes uskumatu. Aga see AI vaikselt imbub ja selles mõttes on sul õigus, et ka minu meelest tuleb siin üsna nagu selgelt ja vahedalt nagu lõigata see vahele. Et ma pooldan samuti, et AI pildid, mis näevad välja foto, ei tohiks tegelikult üldse avalduda. Ka ei piisa sellest, kui seal all on ainult viide. Ei, sellest ei piisa, sest seda ei... Aga kas need sibula lõikamise pildid tohivad olla? No pigem ei tohi. Pigem mitte. Kuigi tegelikult sellest ei muutu mitte midagi, kui me otseselt ei valeta lugejale, aga see on nagu põhimõtte küsimus. Aga me ei tea, kuhu me triivime, eks saab näha. Ja veel kord, me kasutame igapäevaselt AI-d, mingid kollaažide, illustratsioonide tegemisel, mingite asjade välja lõikamisel, AI nagu hõlbustab nii metsikult tööd.
noh, ma ei tea, video subtiitrite tegemisel hääle, see saab nagu alltekstit transkribeerida on ju AI abil, sa ei pea enam käsitsi kirjutama. Et puht nagu käsitöö vähendamiseks meil on AI pidevalt kasutuses. Küll aga seda AI produkti ei tohiks mingit valmis toodet, kus ei ole nagu inimese enda nii-öelda filtrid vahel, et seda ei tohiks otse auditooriumile ka minu meelest paisata. Nii, kas AI-st veel nüüd räägime või? Lõputult Ma ei tea, kuidas me jõudsime siia praegu. Minu küsimus on see, et kuidas fotograafid tunnevad ennast toimetuses ja kas nad on... Ja nüüd me jõudsime sibula lõikamise juurde välja, aga väga tore, aga kuidas siis ka fotograafid ennast tunnevad toimetuses ja kas nad kaasatakse arutamistesse ja et mida me teeme ja kuidas me teeme ja kuidas me seda võiksime pildiliselt lahendada ja kas seda oleks vaja rohkem või? Seda võiks olla igal juhul rohkem. Me jõudsime kuidagi ringiga, et ma tegelikult alustasin juttu sellest, et kas hakkame vingu? Meil on endil ka aega nagu peeglisse vaadata, et me ei saa, olles sellised, fotograafid on vähemusgrupid oma toimetustes. Et toimetus koosneb tavaliselt mingi paarisajast inimesest on ja fotograafid moodustavad sellest mingisugune heal juhul 8–10%, eks ju. Ja me peame pidevalt, nagu me teeme koostööd inimestega, kelle põhiline väljendusvorm on sõna. Ja neid ongi panna raske mõtlema nagu visuaalselt. Ja nende jaoks on oluline sõnajõud. Ja siin ongi, et me peame ise nagu nägema vaeva, et fotot väärtustataks. Me peame ise tegema ka selliseid pilte, autori positsiooniga fotosid, mis ei ole lihtsalt mingisugused ülestähendused ja lihtsalt mingid tõestused sündmusest, et toimus siuke sündmus. Aga siuksed, mis panevad vaatama. Et see on puhas nagu enese kehtestamise teema. See on hea, et sa seda räägid, aga seda juttu on räägitud 30 aastat. See on täpselt seesama jutt, mis ma olen kuulnud kogu aeg. Me peame ennast kehtestama, me peame minema. Aga on midagi muutunud või ei ole? Selles mõttes, kas ma ise küsimus, et kas on kaasatud? Kas sa... Alustan sellest, vabandust, et 30 aastat tagasi ei olnud isegi fototoimetajaid toimetustes. Jah, see on suur muutus. 30 aastat tagasi ma ei mäleta, kas fotograafid tegid fotolugusid või, et tegelikult on fotograafid muutunud oluliselt iseseisvamateks. Aga see nii-öelda liinitöö on võib-olla võtnud maha seda loovust, on ju, et ma ise nõrga kohana seda, et just nagu loovuse ja initsiatiivikuse vähenemist, et fotograaf peaks olema ise rohkem ajakirjanik. Ja, aga minu küsimus ongi see, et kas ei ole siis muutunud või? Minu arust on ju. No on, aga minu meelest on vähe muutunud. Et kui ma vaatasin näiteks, ma ei tea. Seal jookseb üks nominentidest, üks sari praegu on ju. Ja, siin äsja toimus üks fotokonkurss on ju, ma ei mõtle üle Eestilist, aga Tõnistoni fotokonkurss. Ja ma vaatasin sinna laekunud fotosid, et isegi fotoallkirja vormistamine käib paljudele üle jõu on ju. Või siis on see autori tunnetus nii nõrk, et ei viitsita nagu isegi fotoallkirja vormistada oma pildile, et mida ma selle pildiga öelda tahan. Et juba see näitab, et tegelikult meil on nagu arenguruumi. Aga kas sul on ka selliseid näiteid, et kui te olete, et kui fotograaf läheb ajakirjanikuga midagi tegema, mingit lugu tegema, et fotograaf nagu on olnud initsiatiivikas ja tulnud mingite ägedate ideedega välja ja et lõpuks on tulnud välja mingi jube äge asi või midagi sellist. Et alguses nagu ei oleks kirjamees tühi, oleks midagi osanud teha, aga et fotograafiga koos nagu tuli mingisugune Ma arvan, et see ei ole nii, et tuleb, neid asju on kindlasti ka, aga minu meelest see on nagu igapäevane, et vähemalt praegu mina mäletan, et fotograaf ja ajakirjanik tegelikult objektilt töötavad kogu aeg koos ju. Tegelikult see need lood, ei no ideaalis, jah, aga mõtle keskmiselt ikkagi nagu minust ikka päris palju töötatakse koos. Et arutatakse asju, antakse ideid, põrgatatakse ja
fotograaf vaikselt ütleb, kuule vaatan, et seal on siuke asi on ju, et küsi seda võib-olla. mõnikord lehemees ka ütleb, et vaata. Ja vastupidi, eks ole, et minu meelest see nagu. Ja nii see peabki käima. Ja nii see ongi väga okei. Nüüd tuua jälle mingeid suuremaid näiteid on vist. No mida on sepitsetud kaua aega ja tehtud ja niimoodi mõeldud. Eelmisest aastast, ma võin tuua 2 fotoprojekti, mis praegu esmalt meenuvad. Oli Eero Vabamägi tegi pikaajalise projektina fotoloo selles peas üks uudisteos, laulupeo uudisteos jõuab laululavale. Ehk siis ta jälgis selle teose valmimist kuni läbi proovida, kuni laululavale jõudmiseni. Või Tairo Lutter tegi loo just enne Kossu EM-i, mis toimus augustis, tegi loo Eesti Kossu dünastiatest, isadest poegadest. Et Kossumäed, kelle pojad on samuti tippu, isegi neist kõrgemale jõudnud. Need on fotolood, aga ma ütlesin mõte oli selles, et kas on tulnud mingit uudist välja sellest, et fotograaf on midagi nagu pildistanud. Volmeri pilt kunagi oli ju kunagi see, keegi astus see legendaarne üks pilt. Pildid näitena tuua, sest sellised pildid. Üks ajakirjanik on saanud tänu fotograafile ka Pulitzeri preemia, et Mummu ja Kärdi. Et neid asju on. Neid on, aga neid on muidugi vähe. Ja neid võiks olla oluliselt rohkem, just uurivad fotoajakirjandust või vaatlevad fotoajakirjandust või nagu mõtestatust, et okei, et võib-olla see kohe uudist ei saa, aga mingi selline asi on õhus, ma lähen vaatan, kas ma saan nagu pildid, et nagu tõestusena mingist nähtusest või sündmusest ja sellest võib tõusta nagu uudis, või lihtsalt, et sa oled tähelepanelik kuskil ja märkad kas või kuskil sündmusel midagi sellist, mis on varjul, aga millest joonistub uus uudis välja. Tairol oli see enda idee, eks ju, see korvpallur. Eero samuti. Eerol samuti, jah. Eerol. Väga äge. Aga muidugi sellised lugusid võiks rohkem olla. Ja need ei pea olema see, et Eero lugu oli nagu töömahu mõttes mammut või sealt jälgis väga pikalt, ikkagi üsna mahukas. Et need ei pea olema üldse nii mahukad asjad. Lihtsalt peaasi, et oleks ideid, mida teha. Need võivad olla ka lühiajalised projektid. Aga see on see, et minu meelest selle kännu taga nagu fotoajakirjanduse tase mõnevõrra ka seisab. Et just veel kord nagu autori positsiooni enda ideedega välja tulemist napib. See on just üks teema veel, et meil nagu näiteks vabakutselised ei saa ajakirjanduses nagu, neile tasu teha sellist pikki projekte, näiteks Soomes või teistes riikides fotoajakirjanikud Prantsusmaal. Nad teevad mingisuguseid projekte aastaid ja siis nad lähevad sellega neil on nagu tellimus, ja nad elatuvad sellest järgmised 2 aastat järgmise projekti tegemiseks. Meil ei ole seda. Vabakutselistele minu meelest on see täitsa null võimalus sellega nagu elatist teenida, et sa teed fotoprojekti ajakirjanduse jaoks. Mida rohkem teed, seda rohkem teenid. Mida tihedamini töid, mis on vabakutselised üldse praegu pressis nagu väga palju ei tee midagi. Kunagi väga ammu ma osalesin mingil WordPress fotokoolitusel. Londoni väärikas härrasmees, eluaegne fototoimetaja vaatas meie pilte ja ütles, et teil on nii palju nagu vingeid lugusid Eestis. Et sa saaksid nüüd üle Euroopa müüa, ainult tehke. Et tegelikult me ei pea ennast piirama ainult selle Eesti koduturuga või selle mingi ühe meedia väljaandega. See on selge, et meil on ju nii väike auditoorium, et üks meedia väljaanne ei suuda ühe fotoloo, üldse suurema fotoloo, ma ei tea, oma hindagi sulle kinni võib-olla teinekord maksta, kui sa teed aasta aega mingit lugu näiteks. Aga kui sa suudad enda lugusid nagu eksportida, luua sidemed teiste suuremate väljaannetega, et siis see juba hakkab ära tasuma. Aga kuidas neid lõpuks välja mängitakse? Mis võimalused on? Kui palju see Kossu meeste lugu lehepinde sai? Üks on see paberleht. Tegelikult paberlehe kategooriates on üldse raske rääkida, sest suurem energia tänapäeval läheb toimetustes ikkagi veebi. Et paberlehest sai väga väärika 2 täislehekülge, oli nii Tairo, eks ju. Tairo kirjutas ise ka tekstid, see oli täis Tairo autori külg. Ja veebis mängisime ta välja nii-öelda superartikli, me nimetame superartikliks seda, kus on pildid tavapärasest suuremad ja avapilt on ka hästi suur. Ja
ma ütleks, et ka esikülje positsioon oli tal, veebi esika positsioon oli päris hea. Et minu meelest oli okei, ma loodan, et Tairo ise ka rahule. Sepitseb juba uut lugu. Paberväljaanded on ju kaduv asi, et järjest läheb vähemaks neid, et pilt ja video ongi väga olulised, et tõmmata tähelepanu ka artikli juures seal alguses, et kui on ilma pildita, siis ilmselt ei klikitagi peale. Sellepärast ma mainisin ka alguses, et me teeme ühes kuus Postimees Grupi eestikeelsed väljaanded, ilmub 10 000 artiklit ja kõik, kuna veebi ülesehitus, veebi loogika on siuke, siis kõik need artiklid peavad sisaldama pilti. Ja see on ka jälle üks põhjus, miks meil tekib nii palju seda pildimüra ümberringi. Aga selline on see loogika, et samamoodi, kui me vaatame mingit New York Timesi või Guardianit, need on ka kõik on nagu illustratsioonidega. Ja sellest tuleb ka seda infomüra väga palju. Ja on väga suur oskus filtreerida, sõeluda välja, et siia me paneme nüüd oma staffi, paneme oma jõudu, et need lood, mingid valemid on, mille järgi me valime, et neid lugusid me väärindame nagu päris enda originaalpiltidega, aga ikka väga palju tuleb pilte globaalsetest pankadest, Shutterstock ja muu taoline ja see tegelikult mingis mõttes prügistab nagu kogu seda pildimeediat. Kas sellest oli video ka sellest Kossu teemast? Ei olnud. Ei olnud, jah. Ei olnud. No mis niisugused, mis ideid, mida võiks veel teha niimoodi? On tulemas niisuguseid projekte praegu teoksil veel. Küsimus. Statistika kohta, mida teie statistika näitab, kas need fotolood lähevad vaatajale korda või ei lähe? Väga lähtu meil. Kui lähtuda ainult klikist, siis jääks väga palju häid asju tegemata ja siis ma kardan, et isegi kvaliteet ajakirjanduseks tegemata, sest me teame väga hästi, et mida kõige rohkem loetakse, eks ju, ja mis pilte kõige rohkem vaadatakse. Et selles mõttes, ma ütleks, et mina ütleks, et tasub, aga me ei võistle siin mingite skandaalsete seltskonnagaleriidega või mingite skandaalsete pealkirjadega, niisuguste meediast, seltskonnastaaride teemal. Fotoloog on selline kadutrend tegelikult. Mina ei usu. Kuidas saab olla fotolugu kadutrend, kui samas visuaalmeedia nagu tõuseb, et ta ei saa olla kadutrend. Et pigem kadutrend on kahjuks praegu olnud see, et fotograafidel puudub soov fotolugusid teha, et me oleme kuidagi jõudnud sinna punkti, kus me teeme neid massigaleriisid ja nagu nii-öelda toodame, aga meie loovuse pool on jäänud natukene soiku. Aga et teha nagu mingid mõtestatud fotolugusid, mina ei usu, et see kadutrend on. Visuaalmeedia tõuseb kogu aeg. Tähtis on see, et oleks ka esikal igal kohal. Fotolugu oli esikal igal kohal, siis oli päris heast. Ega siit Postimehe äpist mingit fotolugu otsima hakata, see ei leia küll. Kus on lahter fotolood siin sisukirjas? Edukuid ju me teeme nii harva, et mis sa seda lahtrit sinna teed? Liiaks teedki ülesena. Siin on sisukord hetkel kuum, Postimees TV, naine tervis. Aga kus on fotolood rubriik? Ei ole. Tairo Eera pärast saadavad sulle lingid. No just. Need ülejäänud miljon inimest, kes tahaks vaadata. Selleks pole nagu aegagi või? Mul on isegi niisugune tunne, et kui läheb ajakirjanikuga koos lugu tegema, mingit portreed või mingit reportaaži, kus oleks vaja, et ühe korraga nagu vaata ei saagi hakkama, et oleks vaja teist korda veel minna. No kurat, siis vaadatakse, et kuule, et mees, et korra juba käisid, et mis sinna teist korda veel läheb. On see takistuseks või on see probleem või ei ole? Saab ikka käia mitu korda ka, kui vaja on. Viimati käis just, meil on üks lugude sari on praegu valmimisel. Pole veel avaldatud, ei saa lähemalt rääkida, aga ühest väikelinnast oli vaja tuua üks kas tõestusmaterjal fotona või siis lihtsalt siuke 10 meeleolu piltfotona ära.
ja fotograaf sõitis uuesti sinna väikelinna, sest ta ei saanud eelmisel päeval seda pilti kätte. Et selles mõttes me ikkagi nagu lihvime oma asju. Et ei ole päris nii, et me võtame olulisteks asjadeks aega. No mul on ka niisugune kogemus, et me oleme ikka mitu korda käinud, et siin Eeroga ka, et tegime lugu ühest jube ägedast 101-aastasest emandast, kes hästi krapsakas 2 korda nädalas käib hotellis ujumas ja kaupleb aktsiatega ja soovitab seda kõigile noorematele ka. Ja siis käisime lugu tegemas ja tegime portreepildi ja kurja näoga nagu nõiamoor, tead. Tuleme tagasi ja no kus sa paned niisugust lehte, kui jutt on selline, et kuule, et ma käin 2 korda nädalas Hiltonis ujumas ja kauplen aktsiatega ja siis on nagu see samulegi, eks. Valet. Ja läksime ja tegime ta basseini ääres pildi ikka ja sellest oli kasu, eks ju. Et kuigi vaadati vist natuke viltu küll, et mis te kurat jamate, aga... Näiteks erinevad suuremad intervjuud, portreelood, et meil on suhteliselt tavapärane, et fotograaf lepib inimesega, näiteks Postimees nädala suured portreelood, eks. Et fotograaf lepib selle portreteeritava või selle intervjueeritavaga veel ka teise sessiooni kokku, et tegelikult see on meil isegi suhteliselt rutiin. Et näiteks teha tast mingi pildisessioon tema kodus, tema töökohal, tema mingis hobipaigas, eks ju. Et seda me teeme ikkagi pidevalt. No jah. Mõne teema puhul, vaata videoprojektid on ka, mida on Postimehes tehtud ja mõne teema puhul ongi kohe selline tunne, et see on nii hea visuaalselt, et sellest tuleks kohe nagu mingi minidokk või midagi. Ma ei tea, kas meil mingit sellist varianti oleks. Ja, on ja me teeme. Et siin näiteks toon esile, kevadel käisid meil Madis Veltmann siis meie foto-videoreporter ja Henri Laurallik Puistuse toimetusest Gröönimaal. Me olime esimene meediamaja minu teada Eestis, kes läks Gröönimaale kohe, kui see oli ülikuum teema. Ja tegime sealt 4-osalise videodokkide sarja. Ikka see on veres, me olime esimesed. Ei, see on äge, see peabki olema. Või siis suvel tegime jällegi lühidokkide sarja Eesti droonivõimekusest. Ja just praegu muide ka tandem Veltmann ja Henri Laurallik on lähetunud järgmist dokkide sarja tegema, et me teeme pidevalt. Ja need said siis ka ikka pinda ja olid vaatajaid ja klikke ja möll oli kõva ja hurraa hüüdeid. Ja need ei ole ainult ju, need on ikkagi nagu multimeediana välja mängitud. Et üks on see video, aga seda toetavad tekstid, fotod, et need on ikkagi suured veebi multimeedia artiklid ja need on üles ehitatud ka nagu sarjana. Et kui see veebidisain on eriline ja need on tegelikult väga jumala äge teha ja teeme väga suure rõõmuga. See Ekspressi majas ka tehakse selliseid asju? Mina olen nii kaugel, ma väga palju ei näe, mida Tallinnas tehakse. Meil on hoopis teistmoodi asjad ikkagi. Et võib-olla jah, et on 4-5 asja päeva jooksul, vahepeal ei ole midagi, vahepeal ootame, et kas juhtub midagi, avarii, midagi sellist. No aga su enda suured projektid? Jällegi teistmoodi, ma olen nagu see keskmine vanus siin ilmselt, et ma ei ole päris noorte hulgas enam ja... Paned käed puusa ja teatid, et mul on nüüd niisugune plaan ja teed ära. Ja... 2 last tegin ära ja nemad võtavad päris palju minu aega. Ja siis, kui teed, mõnikord ongi vaja teha need, et vaata, kes saabusid, et seal, ma ei tea, mitusada pilti ära ja siis sealt valid välja need ja siis aeg läheb sinna ära juba ja mõningad võtted on, aga nüüd jällegi sai arenguvestlusel käidud ja nüüd tuleb arendada terve aasta. Nüüd võtan ette jälle järgmised asjad. Muide, fotolugudest, ma ei tea, ma räägin liiga palju, aga kuna ma olen Liis Treimani, siis vaatan kogu aeg silma, istub mul otse vastas, et üks ülivinge fotolugu, et kui me räägime, et neid fotolugusid väga napib, et oli vanade ettevõtjate portreeseeria, mis ilmus siin kuskil novembri paiku või oktoobris, detsembri alguses.
et noh, ja see lausa sihuke kontseptuaalne asi on ja kus minu meelest seal nagu kehtib väga hästi ühe noore Soome pressifotograafi ütlus, mis mulle jäi nagu kõrva on ja mida ma pean nagu väga õigeks ja oma lihtsuses nagu geniaalne, et hea foto on see, kus kohtuvad, hea pressifoto on see, kus kohtuvad kunst ja ajakirjandus. Et no nii lihtne see ongi, et lihtsalt tuleb natuke mõelda ka nagu kujundite keeles ja sinna juurde saada see ajakirjanduslik nagu sotsiaalne närv ja mingi kõik need ajakirjanduslikud kriteeriumid ja sealt kokku tuleb mingi nagu võib tulla väga lahe asi. Aga tuleb siis ikka ka, jah. Ma just mõtlen seda, vaata me alguses siin rääkisime, mina natuke provotseerisin, et kui sul on ikka 5 korda käid mingit nägu pildistamas ja õhtuks on masendus peal, et et ja päevast päeva, et... Meil ei ole seda masendust. Ma väidan, et ei ole, ma ei tea, et ma vaatan siin väga rõõmsaid nägusid praegu. Mina väidan küll, et meil ei ole seda masendust, et ikkagi mängulusti on piisavalt palju. Kui palju sinna niisuguse infofoto kõrvale peab tegema niisuguseid mehukaid ja mõnusaid pikemaid asju, et sul tekib niisugune mängulust säiliks ja loominguline niisugune tunne? See on individuaalne, kindlasti peab mingi tasakaal olema, et sa saad nagu kõikides žanrites töötada ja et su meelis žanrid oleksid sulle kättesaadavad. Et kes tahab siis mida rohkem teha ja mis laadseid pikemaid lühikesi lugusid. Aga ainult neile kontsentreerudes, ma arvan, et see ei ole ka õnnevalem. Just, meil oli kunagi, ma otan jälle Liisile otsa. Me tegime vist kunagi lausa kohustuslikuks selle fotolugude tegemise ja siis oli see, et siis ma hakkasin iga nädal küsima, et mis su fotolugu kellegil on ja väga raske oli tegelikult, aga mõte oligi selles, et isegi kui ta on kohustuslik, et sa pead tegema, siis sa hakkad rohkem mõtlema. Niikaua kuni sa saad nagu niimoodi, et ma täna veel ei tee, homme teen, ülehomme teen ja siis ülehomme teen, et siis sa võib-olla lükkadki selle edasi. Ma ise hakkasin ühte fotolugu tegema 12 aastat tagasi ja sinnamaani ta seisab. Üks variant oleks teha... Aga see kohustus nagu, et ma arvan, et see paneb nagu tegelikult mõnes mõttes ikkagi mõtte liikuma, nii nagu ma ei tea kirjanikule, et mul on tähtaeg kukub ja ma hakkama raamatut kirjutama. Et ma arvan, et see töötab küll. No natukene on see oht, et siis sul oleks ka kohustus vaja panna. Paned lapsed sõime ja lähed teed. Aga siis teed mingi täiesti suvalise asja. Ei, ära tee suvalist asja. Aga kui tähtaeg kukub ja sa pead midagi tegema ja siis no jaa, aga sa harjutad ennast sellega. Okas puudest, mis siin ümber on. Enno Tammer ütles kunagi, et sõimas ühte ajakirjanikku, kes ei suutnud lugu kirjutada õhtuks, et ma panen tabureti Raekoja platsi, teen sellest 2-kilese reportaaži, nii et tolmab, see ei suuda ühte. Küll ikka saab. Sotsiaalne närv peab olema, see on põhiline, et sul peab olema mingi asi, mis paneb kulmu kergitama. Kui sul seda ei ole, võtab kõike nagu, et sa ei suuda üllatuda millegi peale või erutuda selle peale, mis ümberringi toimub. Siis on väga raske nagu üldse mingeid ideid genereerida. Üks variant olekski, et igal hommikul kell 9 teeme oma tiimiga koosoleku, igaüks peab ütlema ühe idee, eks, ja igal hommikul. Ja siis lihtsalt inimesed hakkavad, äkki juhtub, äkki tuleb selline fenomen, et lihtsalt piinlik on ilma ideeta tulla, et siis midagi ütlen, äkki see nagu treenib, eks, et hakkab ideid rohkem tulema, ma ei tea. Aga oleks nii või? Treeniks või? Oleks küll, jah? Ma vaatan ka kolleegide nägesid. Võiks olla mingi asutus. Jah. Siis sa ei lükka edasi enam, siis sa käid... Oled sunnitud. Aga on need mõtted, kus te tulete? Fotoloo mõtted, kas see tuleb ajakirjaniku, kui tuleb fotograafi? Ma mõtlen ka, ega see ei pea tingimata olema, et sa ise muned selle välja, et sa ikka koos kolleegiga koos teete ja midagi väga ägedat ja mõeld kohe ikka kaua aega ja järjest käite ja... Võib tulla siit ja sealt. Nii nagu Andres tõenäoliselt sinu ideedest on sündinud nii mõnigi lugu Delfis, mida sa ise kirjutanud on. Et täpselt nii see käibki. Et ideaalis võiks olla ikka siuke mõnus loominguline keskkond, kus kolleegid omavahel põrgatavad ideid ja sünnib midagi. Ka tihtilugu me olemegi istume omades mullides ja seda võiks olla oluliselt rohkem. No palju seda toimetustes alles seda oma vahel läbikäimist näiteks üldse on? Või käiakse lihtsalt tööl? Null.
Postimees meil on ikka täiega. Tartus me ikka suhtleme. Meid on Tartus 8 inimest. väga paljud ideed tulid vahest ikkagi sellest, kui õhtul istuti maha. Ajakirjandusmaja baaris näiteks. Pole seda. Aga mõned ajakirjanikud ikka käivad ju teie nurgas küll tolknemas ja arutavad ja et kuule, et mis me teeme ja kus me lähme ja võiks teha seda ja võiks teha teist. Et niisugust asja oleks vaja. Jaa, muidugi. Pressifotograafide liit peab hakkama korraldama. Ise pakkuvad välja mingeid tuttavaid või et kellel on näinud mingit huvitavat kodu või mingit projekti või kes kellega midagi tegeleb, et siis oleme käinud neid lugusid tegemas. Päris toredad asjad on saanud. Seda ma ei tea palju klikke pärast said, aga ma arvan, et need olid huvitavad ja et see alguses tundub ikka natuke nagu hirmutav. See on ikka nagu niisugune vabrik, eks ju, kuskile graafikusse pannakse kirja, vaata, keegi paneb kirja, mina lähen sel päeval sinna, mul oleks vaja fotograafi ja ongi kogu lugu, eks ju. On niimoodi või? Ja siis selle järgi siis teie bänd seal peab hakka nüüd vaatama, et kes see siis läheb sinna ja kes see saab ja kes see tahab. Ja. Siin sa paned nagu, ma kiiresti reageerin, et siin sa paned fotograafi nagu täiesti 100% teenusepakku, teenuse osutaja rolli. Et tegelikult päris nii hull see asi ei ole. Et Nii nagu tema räägib. ei saa valida. läbib, ütleme, et see nii-öelda tellimusi meile esitatakse, on ju. Tellimus, et mul on tulemas lugu, aga fototoimetaja alati täpsustab või see fotovideo päevatoimetaja on ta roll. Tihtilugu olen see mina, mitte alati. Täpsustab, millest täpsemalt sul see lugu on ju. Jõuab kuskile, filtreerib ära, et okei, et seda tõesti tasub teha, on ju. Ja siis läheb selle teemaga edasi juba konkreetne fotograaf, kui see on mingi natukene, ma ei tea, suurem lugu, on ju. Et siis juba kinnistub see kellelegi fotograafidest, kes juba suhtleb ise selle ajakirjanikuga. Ja sealt peaks sündima siis mingi asi, Aga üldiselt on ju, et kui olen mina tööl ja kui on seal keegi on pannud sinna 3 asja, siis ei ole valida, et siis mina lähen enamasti. Ei ole just mingi suurem kriis, et pean ükskõik, ma ei tea, mida tegema. Mõnikümmend aastat tagasi oli küll niimoodi, et läksid toimetusse fotograafidele, see oli Äripäeva algusaastatel. Äripäevas, ma ütlen kohe, et tegelikult arenes see asi nagu metsikult, aga see oli algusaastatel. Et läksid oma töötuppa ja siis oli keegi pannud postit paberi sinna, et nimi ja telefoninumber, tee pilti, eks. Siis isegi ei tea, kellelt see kiri oli tulnud. Et aga me oleme täiesti algusaastate kaugusel sellisest olukorrast, ma väidan. Me ikka üritame teha sisulist. Mina ikka jalutan teise toa otsa ja tulen ja räägin, et kuule, mul on niisugune asi. Et ma ei oskagi sinna kuramuse tabelisse kirjutada seda asja. Tabel ikkagi on? Mina ei tea. Ei ole tabelit. Ma ei tea, kuhu see tuleb kirjutada. Seda polegi seda tabelit, kuhu sa ei oska kirjutada. Meil on tabel. On jah. Üritab ikka juurduda, et keegi helistaks, ma ei tea, mis ajal, et tahaks minna sinna kohta ja vahepeal võiks olla vaba päev ka ja graafiku järgi töö on, siis on teistmoodi ikka. Kuule, aga fotograafid kiita ikka saavad siis või? Kui head fotod tulevad ja koosolekutel öeldakse, et tublid mehed ja mina koosolekutel ei osale, aga ülemus kiidab meid. Meid ei ole mingitele koosolekutele nagu väga lisatud. Kas Delfis valitakse ka kuu fotosid või? Jah, sinna saame ise esitada ja sealt valitakse, et millised on kuu parimad pildid. Millal viimati mingi publik kuskilt lugeja saates kirja, et jõle super foto, et äge, tiitli foto? No vaevalt, et keegi saadab seal, kirjutatakse, et ilge jura on ja Delfid ja piilikud ja mida te teete ja kommentaariumid saab lugeda, sealt saab kõike teada. Et ükskõik, kui hästi sa teed või halvasti, siis seal saad teada, mis tegelikult arvatakse. Mutt on kõrgema saanud. Ei, kuulge, olge nüüd. Tairo näiteks, mis sa said oma kossumeestele, tegelikult tuleb väga tihti tagasi. Näiteks eile tuli üks kiri ühelt Saaremaa perekonnalt, et fotograaf tegi meist nii ägeda perepildi loo juurde, et palun, kas me saaksime seda teises väljaandes ka kasutada. Või kui palju tuleb fotograafidele personaalselt, ma olen tõesti kindel, et tuleb nagu tagasisidet. Et päris nii ei ole, et me ainult sõimata saame. Kuigi
tegelikult võiks saada ka sõimata, et kurat, sa oled nii terava pildi teinud, onju. Et pagan, et noh, et tõid mingisuguse purusse mingi mädapaisu praegu selle pildiga, et häirid mu mingit valguskartvaid tegevusi, eks ju. Et see sõim oleks isegi päris magus nagu. Kuule, niisugune asi ka veel, et vaat vanasti, kui ilmus ajaleht Edasi ja sellised niisugused väljaanded olid veel ja pildistasid Malev Toom ja sellised mehed. Et siis oli nagu ära tunda pildi järgi kohe, kes on pildi teinud. Mõne mehe teksti puhul on ka võib-olla olnud tunda, et kes on teksti teinud, aga pildi puhul oli ka. Et kuidas on selle käekirjaga, fotograafi käekirjaga tänapäeval ja kas seda üldse on võimalik kuidagi saavutada või säilitada, kui sa pead nii paljusid asju erinevaid žanre tegema? Mina küll tunnen ära pildid. No ei, mitte kõik 100%, aga mingite inimeste pildid ma ikkagi tunnen ära. No kes on? Pilti vaatamata, ikka minu kaasaegsed. Enda kaasaegsed, kellega sa oled sünnist saadik koos pilte teinud, sest nende käekirja sa tunned ära ka. Väga kihvt. No praegu vist kõige reljeefsem vend on vist Ken Mürk minu mõelest, nii kõrval tõidina öelda. Et ma olen 300 meetri pealt, et olen aru juba. Ma nii kaugel ei näe. Jaa, et ta on ikka, aga muidugi, kui ta on pildistanud mingit kinnisvara objekti, siis ei saa aru. Aga ütleme mingisugust nagu reportaaži vormis või ütleme selliseid, kus on juba rohkem ennast pandud, et nendest ma väidan, et ma ikkagi oma nii-öelda, kuidas ma ütlen, siis endised kaasvõitlejad tunnen ära, et enamasti ma arvan. Aga meestel on ikka ja naistel ikka ambitsiooni, et võiks ikka olla mul oma niisugune šnitt, kuidas ma teen ka või on sellest kuidagi, arutatakse seda või räägitakse? Ekspressis tehti kunagi ainult lainurgaga pilte, ma arvan, siis me tundsime kohe ära, et see oli ikka naeruväärne juba. Kõigil olid lainurgaga käes. Jah, mingid ajad. Ja mu jutt võib nagu vastikuna kõlada, aga ma arvan, et ma olen mitu korda öelnud, aga tegelikult on see tänapäeval paratamatus, et kui pressifotograafid tahavad jääda ellu, siis see oma käekirja väljakujundamine on nagu ülioluline lihtsalt. Või et see, et sa oled autor, mitte lihtsalt ei ole vahendaja, sest neid vahendajaid on nagu tohutult. Et sa oled autor ja tood midagi unikaalselt ära, ja ainult sina oskad sellist pilti teha. Ma natuke liialdan. Et see on nagu see ellujäämise retsepti teema. Et sa valdad mingit teemat nii hästi, et sa lihtsalt oled nii käppapidi sügaval sees, et sa saad kogu aeg sellest valdkonnast väga head eelinfot ja väga head materjali, kõik see on nagu väga oluline. Teha ennast lihtsalt nagu vajalikuks ja unikaalseks. Sest tegelikult me elame pildiuputuses. Aga mingis mõttes on ikkagi see ka unikaalsus ju, et sa saad kõigega hakkama. Et sa võid, endise toimetajana olid inimesed, keda ma võisin ükskõik kuhu saata, ma tean, et ma saan sealt midagi kätte. Ja mingid inimesed, ma saan... Ei, no mitte selles midagi, et ma saan kujutise, vaid ma saan sealt pildi kätte, mida ma saan lehte kasutada, milles on kõik olemas. Sest väga oluline erinevus on ju tegelikult lehes ühe pildi või siis 50-pildilise galeriiga, et see üldistusvõimelise pildi või mingi lehepildi saab kätte. Ma ei tea, palju seda praegu üldse enam jälgitakse, et see paberis, kus see ühe pildi väärtuses ja pind on nagu nii suur, et ma mäletan küll galeriisid, kus ma ei oskaks ühtegi pilti välja valida, nagu, kui ma peaks valima ühe pildi. Aga põhimõtteliselt need inimesed, minust see on ka väärtus, et sa ei olegi võib-olla nagu nüüd jube täpne portree pildistada, aga sa oled kindel mees ja sa oled universaalne selles mõttes, et see on ka väärtus ju. Või naine, vabadust. Aga see on ikka hea, kui on nagu vonki või särtsu või tahtmist nagu niisugust asjade peale mõelda, et teha ägedat. Ekspressi ajal oli vahel niimoodi, et mõni meie kolleeg oli käinud kuskil, no ma ei tea, olnud mingis rahvusvahelises žüriis või kuskil kujundus žüriis või kuskil, ma ei tea, Norras, Taanis ja tuli siis tagasi ja siis rääkis sellest ja näitas seina peale pilte. Kui põnev, see oli nii äge. Ja kõik tahtsid, et teeme ka ja vaata, mul on selline teema, me saaks seda ka umbes niimoodi lahendada ja see kuidagi väga motiveeriks, et see võib-olla nagu laiendaks, annaks nagu surakat juurde. Aga mis oleks nagu meiesugustelt, mida nagu teie seltskond seal toa otsas nagu meiesugustelt ootaks,
mis on need maius, mida sa tahad, millega ma tuleks välja või mis jutuga või mis teemaga või mis asjad oleks need toredad asjad, mida teil oleks mõnus teha? Kui sa küsid, mida me sinult ootaksime, siis tegelikult sa teed nagu maksimumi lähedase, mida üldse üks fotograaf. Sa tood kohale väga head persoonid meile, mitte kohale füüsiliselt, aga see ei olnud meil mõeldud niimoodi. Selles mõttes, et kui sa küsid, mida me sinult ootame, et sa oled tegelikult nagu ideaalne ajakirjanik, kellega teha ka väga häid nii-öelda fotoprojekte või ühisprojekte. Aga mida me ootaksime, et üks väga lihtne aabitsa tõde või nõue on see, et nagu kirjutaval ajakirjanikul öeldakse, et kui sul ei ole pilti, siis ei ole ka lugu, on ju. Et ajakirjanik, kui tal tekib mingi teema, et ta mõtleks kohe ka pildile. Et mitte nii, et no nii, et mida, ma toimetajana mõnikord põrkun sellega, mitte mõnikord või sageli. Nii, et lugu on valmis, nüüd oleks sinna juurde pilti vaja. Ja see lugu peab hakkama varsti avalduma, sest see on ajatundlik lugu. Ja nii nagu sünnivad sellised, tekib frustratsioon fotograafides, ja nii sünnivad nagu sellised kehvad nagu lõpetamata terviklood. Et tuleb, kui sa oled kirjutaja, siis mõtle pildile juba eos. Juba kohe, kui sul see idee tekib, tule aruta meiega. Ma ei ütle, et seda ei ole, seda on meil toimetuses, aga seda võiks oluliselt rohkem olla. Ja samamoodi, kui sa oled nagu fotoreporter või just nagu visuaalmeedia on su teema, kui sa näed, et sul on mingi väga hea, kas mingi idee või mingi projekti mõte, aga et sul tahaksid kedagi kõrvale, kes näiteks kirjutab või ellu koos minna. Fotograafid siin suurem osa on võimelised ise ka väga normaalseid lugusid kirjutama. Aga et tahad kedagi kõrvale tandem, siis mine, ma ei tea, mine uudistesse või kuskile, kellega sa tunnetad nagu sarnaste veregruppi, mine paku talle idee välja, arutage ja tehke see tandemine ära. Ja sellist üldist ideede põrgatamist võiks üleüldse rohkem olla. Hõõru sul mikrofonis. Vabandust. Veidikalt. Vahetevahel tuleb kindlasti mõni teema või pilt või asi ka täiesti niimoodi, et ei oskagi arvata ja tuleb lihtsalt mürtsti ja satud peale, eks ju. Ja see on ka muidugi oskus see ära kasutada ja see pilt ära teha. Õnnele tuleb uks lahti hoida. Õnne taisa sülle ei kuku või ma ei tea, kindlasti on mingi vanasõna ka selle kohta. Nii, ma ei tea, küsige nüüd küsimusi ka. Küsige, hüüdke sealt midagi ja rääkige veel juurde. Me võite rääkida mingisugused, arutasime enne siin natuke, et jube tore oleks, kui oleks, inimesed räägiks oma mingisuguseid näiteid tooks. Aga ma ei tea, kuidas provotseerida, et inimesed räägiks oma... Tuleb ikkagi nimeliselt nimetada ja sundida. Ma ei näe sinna pimedasse kedagi. Või öelge, kui te ei ole millegagi nõus või tahate täiendada või midagi. Putingul on niikuinii midagi. Alati igast põnevaid ideid ja asju. Nagu tootsin siin täna kuulda seda, et mis on teie arvates nagu see teema, mis üldse tänapäeval nagu pildi vaatajat huvitaks või kas sellist üldse on sellist teemat? Või kuidas sellist pilti teha? Või millest? No sa mõtled seda, et kas inimest on üldse võimalik veel millegagi üllatada? Ja kas tal on üldse sellist asja praegu veel, et tal jääks pilt pidama? Et kõik on olnud nagu. Just. No võt, kui oskaks selle välja öelda, siis tuleks see kohe ära teha ka. Ikkagi saab leida uusi nurki, uut valgust, inimestele läheneda, et inimlik külg paistaks välja. See on oluline kindlasti, et seal ka nendel piltidel on näha, et võib-olla päris väike detail või mingi väike muutus, aga see loob pildi juba. Ja ometi on kirjutatud nii palju raamatuid, loodud nii palju skulptuure ja maale ja neid tuleb ikka ja ikka, eks ju, muusika. Et loovus on piiritu. Tuleb end ise värskena hoida ja siin ma olen ka nagu enesekriitiline, et seda värskust me peame seda lõket, me peame endas ise nagu üleval hoidma. Mitte keegi teine ei hoia seda lõket üleval, kui me ise. Põhiline, et fun oleks teha. Ja, peab olema lõbus. Me peame olema kõigeks valmis. Mina olen see, kes meist nagu praegu nii-öelda rindel on, et ostsin endale sõdurisaapad, käin enamasti nendega. Teised ütlesid, et ei olegi näinud, et sa ennast nii üles lööd tavaliselt, eks ole. Et
4 paari pükse ja kõik, et kui on vaja minna kuskile, siis saab minna ja kui on vaja pildistada metsas, siis saab ja kui on vaja läbi kraavi minna, siis kõik on võimalik ja kui on vaja kõhuli visata, et pilt teha, pole probleemi. aga vastates sulle ikkagi, et ma arvan, et ikkagi on, kogu aeg on midagi, mis üllatab, et seda välja öelda, et vaat nüüd see üllatab, siis ta on juba vana, on ju, et aga mul on kõik küsimus. no nii. Kas teil kõik on küsimus? Kas te olete märganud, kas meediapilt on muutunud portree kesksemaks või uudispildi kesksemaks või üldse midagi? Mina väidan, et see on üks suur Facebook, mida vastu vaatab nii online meedias üldse. Ainult näod. Et nagu seda olustikku on aina vähem, kui see vähem. Miks see nii on? Me teeme natuke liiga vähe reportaaži. Selliseid olukordi, kus läheb mingi meeskond välja kuskile sündmusele või mingit nähtust ajastama, seda on nagu liiga vähe. See on mugavus või mis see on? See on, töö iseloom on muutunud, on tulnud peale, eks ole, see nii-öelda andmeajakirjandus, kus inimesed, ma ei tea, uurivad ajakirjanikud on seal 2-3 kuud kuskil Excelites, muudkui, analüüsivad, ma ei alahinda seda, aga see on nii. Samamoodi on ikkagi teatud nagu tootmismahtude täis tegemine, et sa pead jõudma selle ühe loo kõrvalt veel selle ja selle loo valmis teha, on ju. Et mistõttu näiteks kirjutavad ajakirjanikud ei jõua enam ise väga palju väljas käia. Nad käivad väljas, aga võiks oluliselt rohkem käia. Telefoniga tehakse ära, tehakse mingid teabenõuded ja kuidas need lood sünnivad. Keegi ei käigi õues. Ja aga huvitab ju tegelikult, et see kedagi huvitab, ikka huvitab. Mina tulen küll puudust näiteks sellistest Madise suustest ja Rein Sikk ja kes vanasti panid nagu elu maal, elu inimesed, lihtsalt kurioossed inimesed ja kõik. Seda on, aga seda on üldises pildis ikkagi vähe. See tuleb toimetuses kütte maa keerata. Ja see on ka fotograafidele, see on ka ju fotograafidele teema. See rõõm alati, kui keegi tuli ja ütles, et lähme teeme pilti maal kuskil. No sõltub väljaandest. Sulle tuleb rõõm, tuleb linna tulla. Et ikkagi käime ja teeme. No seal lõuna pool jälle. Vahepeal rääkisime, et peaks tegema vahetust, et kes Tallinnas on sinna ja... Absoluutselt, see on väga hea mõte, sest et kui sa vaatad tihti näiteks nende fotokonkurssidel on tihti olnud see, et maakonnalehe fotograafid ütlevad, et me ei pääse üldse löögile, meil ei ole midagi, bla, bla, bla. Ja siis hakkad mingisuguseid pilte vaatama, siis need nii-öelda linnafotograafid on käinud maal ja sealt samalt tema kõrvalt leidnud selle teema, ta ise ei oska seda näha. Sest see on tema üks tavaline asi. Ükskord oli plaan selline, see vahetus on Toomas Volkmanni saatnud metsa pildistama ja Fred Jüssi mingit moodi pildistama. Ära vahetada. See jäi meil tegemata. See jäi tegemata. Muidu Postimees teeme, et oleme vahetanud Pärnu Postimehega ja mingite väljaannetega veel nagu grupisiseselt Tartuga. Aga võiks rohkem teha. Mina olen mõlemad teinud. Metsa ja moodi ja sporti ja kontserte ja mida kõike. Aga kuidas spordifotograafial läheb elu? Spordifotograafia on vingeid või? Peale Tairo siin, kas lembid peegleid on peale sündinud? Ma arvan, et Tairo paneks ka päris hea näituse kokku. Aga Tairo, kuidas spordifotograafial läheb? Räägi. Ja kõige vastaja. Osatakse teha küll. Praegu ma pean homseks saatma spordiagenike liidu see konkursin, et ja eelmine aasta oli vähe, täna vasta on natukene rohkem, aga tahaks rohkem näha seal pilte. Just on häid pilte, on küllad, eks galeriid söövad kõik head pildid ära. Kui on korvpallis 70 pilti, siis järgmine pärin. Aga peab panema nii palju välja, jah? Ma ei tea, kuidas teised toimetavad, aga mina isiklikult käin küll reha üle. Vahetan galeriid asjad välja ja siis ei oleks nagu korralik. Ma natuke vahest lasen ära üle jala või mõni tükk rohkem. Ma proovin küll vältida tuubleid. Kui on kaugushüppaja, siis piisab ühes pildist. Ei pea olema õhus. Vaata spordifotograaf on küll just üks siuke koht, kus on see, sa küsid, mis üllatab, et vaata spordis on jube raske üllatada juba, et seal on nagu
kõik need see on hästi tehniline ala, on ju. Ja seal üllatad seal just ideega, aga need üllatused, mis kunagi tulid nendest uutest objektiividest, kiiretest kaameratest, noh, need on juba kõik nähtud, et seal on nagu seda raske nagu tõesti üllatada. Tehniliselt, sa mõtled mingit... Ma mõtlen, jaa, spordi alles vaatasime Tairoga mingit pilti, ma ei mäleta, mis pilt see, kas see mingi distantsilt lahti lastud pilt või, et tegelikult see spordifoto mõistes ka tehnoloogia ikkagi areneb, et just mingid erinevad võimalused. On sul Tairo meeles? Mingi valgus. Me vaatasime 4 hüppeme turniiri pilte. Me mõtlesime, mis filtreid seal oli kasutatud. Valgus hästi jooksid. See on mingi tavaline staarfilter või? Samas spordifotograafia läinud sinna, ma ise mäletan olümpiamängudel, minu ees istus mingi vend, kellel oli 2 kaamerat statiivi peal, üks tele, üks lainurgaga ja ta lihtsalt vaatas, kuni sealt logo eest, olümpialogo eest sõitis keegi läbi. Kaart sai täis, läks üle õla toimetajale tagasi, ta scrollis samal ajal ise vahepeal. Et nagu, aga ta võib saada sealt sellise pildi, kus on nagu, kõik vaatavad, et kui äge, vaat kus mees on pingutanud. Tegelikult see on, mõtlesin, üks tööd peaks kunagi tegema, et see nagu lihtsalt vajutad seda pulti, ei olnudki vist, et traadiga oli või ma ei tea. Ja sa ei mõtle üldse selle juures ja mitte midagi, sest loodad millegi peale. Minust kõige paremad spordipildid tulevad üldse. Ma olen vandnud nagu Removi jooksupilt oli, mis see nominatsiooni oli väga hea, et ei tule üldse tippspordist. Ja see ongi see, millega saab nüüd veel ullatada, et seda tehnilise poolega enam spordis, mis kunagi suutsid nagu mingid rekurssi leiada või mingit momenti tabada, et need momendid on kõik juba nii täärad tabatud, et seal on nagu... Ja samas, kui räägime tehnilisest poolest, kui vaatad WordPress foto võidupilte, siis suuremalt teolt on need tehtud mitte tippkaameratega, vaid kesktaseme profikaameratega. Mina millegipärast üldse, ma ei suuda nagu liiga tähtsustada tehnikat. Näiteks Postimehe... Sellega ei saa enam teha. Ja, ei ole kasutusele võtnud neid tipp-Canoni kaameraid, mis nad on, need R1-d. Me teeme siiamaani töötame R3-dega, kui see kellelegi midagi ütleb. Ja ma ei näe nagu pointi, et milleks isegi R5-ga saaks tegelikult palju tööd ära teha. Ja võib-olla spordis on tõesti vaja hästi kiiret kaamerat. Aga ma ei tea. Tiima käib Ukrainas tegemas väga vingeid sõjareportaaže R6-ga, on väga minna. Ma käisin Afganistanis R6-ga, mõnus väike kaamera ja sain üsna hea portreepildi, eks ju. Et selles mõttes, et mina ei tähtsustaks tehnikat üle, et põhiline on see, mis meil siin kupli all toimub. Ja nii on. Spordipiltidest võib-olla viimaste aegade positiivne meelde näidis Eesti pressist on see, et on hakanud tulema neid nii-öelda kunstlahendada. Et kõik ei ole sellised hullult terav, hullult täpne, hullult õigel ajal, vaid on ka nagu mingi liikumine või väike mulje. Et ei ole lihtsalt mingi soorituse hetk tabatud, vaid on mingisugune, et see foto ütleb mulle, üks on seina praegu, näiteks, lihtsalt näide. Et ma saan sealt palju rohkem kui seda soorituse hetke, mille võib teha ka telekaamera stop-kaadrina tegelikult. Et ma ei tea. Kõigi need soorituse tipphetked on ka tegelikult spordifotos olulised. Ei saa, või teeks täitsa maha. Siis ma näen nagu sporti ise teistpidi. Et midagi muud, mis ei ole see ponnistamine. Mul on ratsutamisest näiteks üks niisugune pilt silme ees praegu, kuidas üks väike tüdruk, ta on väikest kasvu tütarlaps, kes oli ratsutaja, läks tabureti pealt tabuse selga. Mis lihtsalt pildina oli nii mõnus. Ta läks tabureti, mis ei ole, linnaksegi niimoodi. Kui hakkad seal minema jalgi alusesse panema, siis tõmbad seal sadulat ja see ei olegi hea. Profid lähevad ka, aga see lihtsalt pildina oli nii hea. Aga mis siis teeb üldse spordifotos? See, et seal on sportlane peal või? Kui ta võib teha ükskõik video seal. See ei pea olema või noh? Eks sa pead selle soorituse pildi ikka tegema. No muidugi. Alatamatult sa keed. Mul jääb aega üle, siis nokid kinni või muud. Sa pead selle soorituse tegema. Sa ei saa mida tegema kiirelt. Toodan ainult oma asja. Ei, muidugi. Kui te vaatate suuri agentuure, näiteks ma olen iga aasta vaadanud 4 hüppemine turniiri pilte. Tegelikult on täitsa identsed. Reuters, AP, AFP, kõik on täiesti identsed kaadrid. Meie fotopositsioonid ongi suurtel võistlustel, ongi kõrvuti. Seal ei olegi midagi teha, sa leiad oma nurgal.
agentuuride töö ongi pakkuda universaalselt. Aga tal ongi vaja seda ühte pilti sinna lühiuudise juurde ja see läheb ära ja seda tuleb ka teha, et kes on suurtel võistlustel käivad, teavad, et ega seal fotograafidel ei ole liikumisruumi. Telekast vaatad küll, miks ta seal ei ole, miks ta seal ei ole. Miks me hüppetorni läheb pildistama, kui Ilves hüppab? Eeroga just vaatasime, tuleb olümpia fotopositsioon. Tornis on koht märgitud, aga tõenäoliselt on see puuli koht. Puul isturelikul asja ei ole. Kas fotograafid ikka ligi pääsevad või on niimoodi, et pekstakse minema ka, et saab nagu löögile või kuidagi nagu? Siin on nüüd, ma olen mõnikord ikka päris sõjakas seal teemal olnud. Väga tore on nagu, et Raigot siin kõrval näha on ja kes on presidendi kantselei ametlik fotograaf. Üldse tegelikult lihtsalt Raigo näeb seda poolt paremini. Mina ei ole seda poolt näinud, mida Raigo praegu näeb. Ja ma väga tihti siunan omaette või siis oma meeskonnad. Et pagan küll mingid nagu absoluutselt tippsündmused, eks ju. Ja fotograafid on kõik pandud kuskile nööri taha ja siis ametlik fotograaf üksi saab neid parimaid pilte, eks ju. Et mingis mõttes on see paratamatu, sest meediamaju on palju, lisaks fotograafidel on ka teleoperaatorid, eks ju. Aga see kohati tundub see ka ülereguleeritusena. Et ja üleüldse, et kui me nüüd räägime ametkondlikest fotodest veel edasi, et siis väga levinud on see, et sul on vaja mingit ministeeriumi ametnikku, mingit riigiametnikku pildistada, siis nad ütlevad sulle, ei, et me saame ametliku pildi ja siin seatakse fakti ette, et ei, ta ei saa täna tulla, ei homme ka ei saa, aga nüüd on kõikidel ametiasutustel on mingid omad fotopangad ja väga sageli me saamegi neid ametlikke pilte, mis on siis normaalselt ära photoshopatud, eks, et need inimesed ei ole enam nagu võib-olla nii hästi ära tuntavadki või vähemalt on nad nagu oluliselt ilustatud, ehk siis see autentsus kaob pressist ära läbi ametliku pildi. Ja võtad selle sama, ma ei jutusta vist liiga palju, võtad selle sama Raigo töö, eks ju. Raigo on, ma tean, et tal on väärtushinnangud paigas, esiteks jube kaua töötanud nagu pressis ja ma ei usu, et sa nagu iial, et kui midagi, mida sa kuskil presidendi visiidil pildistad ja sul keelatakse selle pildi avaldamine ära või sul ei lubata, neid pilte väljastad või vaatavad üle pressiesindajad, et öeldakse, et pagan, see on see moment, mida me ei näita meediale. Aga tegelikult on see oluline, ma ei tea, kuidas sa käituksid, et kas sa allud siis, kas see on siis see, et kelle leiba sööd selle laulu laulad või sa ikkagi ja nii see ongi. Loomulikult. Seda sa sinna tööle minnes nagu tegelikult ju peadki endale tunnistama, et sa oled nagu pressiesindaja. Et sa tegelikult, ma ei ole enam ajakirjanik, selles mõttes, et ma peangi vaatama seda, mis on, aga kõik pildid ei ole nagu kuidagi kompromiteerivad. Nad on lihtsalt pressile sobivamad pildid. Et neid ei takista keegi ja pigem, ma ütlen, pigem tahetakse neid pilte, mis on elulisemad, mis ei ole nii klanitud ja nähtud ja pigem just oodatakse sellist. Aga loomulikult, kui sina oled ühes kohas ja näed, kuidas president ajab endale näpu ühest kõrvast sisse, teisest välja, et siis selgub, et täiesti tühi, et siis mina ei kasuta seda pilti, sina ka saad seda kasutada. Utreerides on see nagu selline. Aga see, kui ta on lihtsalt nagu nii-öelda, ma ütlen, mind piiratakse väga vähe nagu tegelikult, et seda ei ole, aga mul ei ole ka niisugust moment üldse vist olnudki, kus oleks mingi jube kompromiteeriv asi olnud kuskil juhtunud. Teoreetiline. Aga teoreetiliselt see muidugi niimoodi on, et ma ei pane seda välja, kui see kompromiteerib minu siis nii-öelda, ma ei tea, siis subjekti, objekti või kelle heaks ma nagu töötan. Ka juhul, et kui sina näed oma seda lehe omaniku kuskil lõbumajas, sa ka ju ei pildista seda. Et see on tegelikult ju samamoodi. Aga rääkides seda piiramisest, et pressifotograafide piiramine üritustel või sündmustel, see on tihti puhtalt logistiline, puhtalt keegi ei ole huvitatud sellest, et pressifotograaf ei saaks tulla ja pildistada. Ma ausalt, täna meile jälle tuleb üks visiit meile siin kuu lõpus. Käisime läbi kõik need kohad, ma käin täpselt vaatan kõik need jooned uuesti üle, kust vähegi saaks nii lähedale
ja sellise nurga alt seda esinduspaari nüüd pildistada, et see oleks nagu kasutatav, sest esimese hooga pannakse kõik kuhugi tahapoole. Ja ma tegelikult tegelen sellega iga päev, et pressifoto, tegelen. Et tegelikult on see, aga ma näen seda seina, mis tuleb tihti ette, et sa lihtsalt füüsiliselt, ma ei saa jätta mingisugused asjad, kus toimub mingi tehniline paus näiteks vahepeal, me ei saa kuninga neid, ütleme, kus on kuningakojad näiteks, selle meediat, kollast meediat ei saa sinna ruumi jätta, kus kuningas hakkab käsi pesema. Sest neid kasutatakse lihtsalt kuskil mujal, see on elementaarne, tuleb see kogu kamp viia kuhugi välja ja siis tuua jälle tagasi, eks ole. Aga pärast öeldakse, miks me viidi välja, sest seal oli mingi tehniline asi seal vahepeal, et need on, ja tihti on ruumipiirangud, et ei saa lasta nagu kuskile ruumi, näiteks Kadriorus on üks tuba ainult, kus esindusasju saab teha ja sinna tihtilugu ei mahu lihtsalt see mass sisse. Siis on see piirang, mitte selleks, et keegi saab kõik, jumala pärast kõik tahavad, et te saaks täit pilte. Väga huvitav, et kas käsipesev kuningas nagu oleks siis halb pilt või? See oleks sulle väga hea pilt, aga kuningakojale see kuidagi ei meeldi. Ei, jah. Et see on lihtsalt üks näide, on ju, et sa ei, meie jaoks on, las ta peseb käsi, see pole midagi, aga nende jaoks on see suur asi, sest ta on kuningas, on ju. Et võt sellised tehnilisi asja tuleb ette, aga seda mõtetki ei ole kellelgi, et tahaks kuidagi piirata seda, et nad ei saaks nagu normaalselt pildistada. Et seda tegelikult ei ole, tihti on enamasti on need piirangud siiski tehnilist või logistilist laadi, et sa pead siit ära minema selleks, et jõuda järgmisse kohta, sa pead siit hakkama varem liikuma, seal on turvakontroll, millal ta sinna jõuab, need piirangud tekivad tihti sellistest kohtadest, on ju. Et meelega nagu ei piirata. Kui see sulle nüüd oli natukene lohutuseks. Nii, kas on... Üldiselt tuleb ka üksteisega arvestada. Kuigi me oleme erinevatest väljaannetest, siis üldiselt ei pane küünarnukki ette või niimoodi, et sina seda pilti ei saaks, et kuigi ollakse nii-öelda konkurendid, siis ikkagi niimoodi õlg-õla kõrval ja et sõltumata mitu meediamaja on, et ma ei pildista niimoodi või ei pane ette. Et tavaliselt need on eraisikud, kes astuvad siis kaadrisse või ette. Et viimasel suusatamisel. Aga seda on olnud küll. Rivistatud sinna joone taha ja siis oli ERR-il oli õigus filmida seal ja siis tema oli seal keset seda ja siis meie olime kõik, et ei saanud nagu, aga see filmimise õigus oli neil, jah. See ERR-i teema on muidugi omaette teema. Meil on tõsi. Ei kesta vigamist. Sellega ka võitleb. Äkki on läinud natuke paremaks. Nii, kas on veel vahele hüüdeid ja põnevaid küsimusi? Muidu hakkame otsi kokku tõmbama. Provotseeriga kuidagi või äkki me ajasime mingit, võib-olla ajasime mingit sellist juttu, millega ta nõus ei ole. Kui ei niigi oluline teema üldse rääkimata, ma ei tea. Üks ühele vestluse siin olen rääkinud. Ja. Mälu hakkab täistama. Avadage, mul on üks kõik. Mina kui vabakundsele fotograaf, mõnikord teeb meediamaadele pilte. Kuidas peab, kui ma annan sulle pildi ühe loo kasutamiseks, eks ole, ta maksate mulle ühe korra honorari ja siis kasutada see järgmised 10 aastat veel, eks ole, ma ei saa sentigi sealt, kas on nagu normaalne või ei ole, kuidas peaks selle lepingu nagu sõlmima, et meedias nagu ei paneks järgmine kord sinna taha, kas on Delfi või Postimehe foto. Sven, see on täiesti ebanormaalne. Kui me ostame sult ühe pildi ühekordse litsentsi kasutamiseks paralleelselt veebis ja lehes, et me siis kasutame seda, kuidagi kuritarvitame järgnevalt ilma rahata veel, et see tegelikult ei ole okei. Küll aga võib seda mõnikord teinekord huvitav, sest ega meie ei kontrolli tegelikult, mõnikord ei oska sellist sinna arvele kirjutada juurde, eks ole, ühekordne kasutus, eks ole, ja ühel hetkel lihtsalt hakkad märkama, et see pilt Postimest ma ei telli, aga Delfit ma tean. Tasub Postimest ka telli, siis sa näed, ei, ma saan aru. Pilte kasutame. Aga lihtsalt see on selline võrdselise elu. Ei väga lihtne, ma olen ka teinud, aga alati on arve peal kirjas, et see pilt sel kuupäeval selleks kasutamiseks üks kord. Üks kord, jah, lihtne. Me oleme Andres Teissilt ka trahviarveid saanud, et me oleme siiamaani sõbrad. Aga see on lihtsalt selline repliigi. Ei, see on täiesti mõistetav, jah. Mul üks teine mõte või tähelepanek, et kui ka aasta pressifoto nominendid tulevad, et
ma lihtsalt viskan nagu palli õhku, et ei oska nagu näppu kuhugi peale panna, et lihtsalt hästi kurvaks teeb see, kui näed, et näiteks pooled need fotod on tehtud siukse 1 ruutkilomeetri peal. Et mingisugused fotod Toompealt, mingisugune foto Vabadusväljakult, keegi kuskil politseipargis, niimoodi, et ma lihtsalt suunan küsimuse teile, et mida see näitab. Seda küll kommenteerida, et kas see on nagu kuidagi... Kas see on ikka päris nii? See päris nii on, jah. Ma saan aru, millele sa vihjad, et me oleme liiga kontsentreerinud nendele võimukoridoridele ja esindusväljakutele ja liiga vähe vaatame nagu laiemalt, eks sa mõtled seda või? Ma mõtlengi, et millest see on, et kas see on siis nagu see, et lihtsalt nagu üldine Eesti pilt kui selline, et lihtsalt Tallinnas toimub nii palju kogu aeg, mingisugune meeleavaldus kogu aeg, mingisugune uudisväärtus sellele, mis siin kuskil kesklinnas nagu toimub, on ju. Ja tänu sellele see kvantiteet on lihtsalt niivõrd kõrge piltide hulgast, et see on nii-öelda teoreetiliselt juba loogiline, et sellest hunnikust tuleb mingisugune hea pilt, on ju, ja maakondades siis toimub vähem, et Teoreetiliselt... Ma nagu seda vastust, ma lihtsalt olen nagu aastaid nagu jälginud ja nagu fotograafike mõtlevad, et tahaks võib-olla kuskil kaugemal midagi sisukamat teha või niimoodi, siis väljaspoole jääb samasugune mulje, et tegelikult Eesti elu ei toimu selle 1 ruutkilomeetri peale. No, pressifotograafi üks teoreetiliselt üks osa ongi ju ka mõjukus, et kui sul uudispildil ei ole seda mõjukust või lugu, siis ongi, ma räägin puht teoreetiliselt, et ongi teoorias seal, kus toimuvad mõjukad asjad, toimub ka teoreetiliselt võimalus tulla rohkem neid nii-öelda mõjukaid pilte. Aga teistes žanrites see nagu absoluutselt ei kehti minu meelest, ei kehtigi. Et vaata tänavaastases pilte, minu arust see ei ole üldse nagu Tallinna keskne, et see on aastati väga erinev. Aga kui kuskil pressikonverentsil on mingi siuke hetk, kus tõesti näiteks keegi, jube halb on suga rääkida, sa oled nagu päike. Et kui pressikonverentsil ongi see oluline moment, mis mõjutab kogu Eestit või võib-olla on hiljem saanud üldse oluliseks, tollel hetkel võib-olla ei olnudki, aga see on fotograafil olemas, siis ta ongi oluline, siis ta ongi uudisfoto. Ja kui Valga volikogus vaadati samamoodi kedagi, siis see ei mõjutanud tegelikult mitte kedagi. Kuigi pildid võivad olla väga sarnased, aga need inimesed on lihtsalt vähem mõjukad. Siis see ongi paratamatu. Peegeldab ikkagi nagu Eesti elu kui sellist. Jah, ta peegeldab seda mõjukust, jah. Kui me vaatame praegu, seal seinal jooksevad tänavaastused nominendid. Seal pole üldse Tallinna keskelt. See ei ole üldse sellist poliitilist. Tallinna keskelt. Aga te Valgast ka samas. Kus see pilt tehtud, munad on ka tehtud Tallinna kesklinnasse, Vene sõdur on ka tehtud. Ka siin ruutkilomeetri sees. Muidugi hea lood on erinev, ma ei räägi sellest. Üks nominent näiteks oli Viljandi. Ei. Sellest seda on räägitud peaaegu iga aasta, et õudselt palju on Tallinna pilte, aga see oli, mis ma vahepeal vihjasin ka sellele, et need maakondades ise ei märgata neid asju, mida... Tallinnas on kindlasti ka kõige rohkem fotograafid. Just. See on üks põhjus. Aga see, et tihti vaatad nagu neid nominente, kui nad ise seal žürees vaatad, et on nüüd kuskilt maakonnast on tehtud pilt, aga fotograaf ikka Tallinnast tulnud. Sest maakonna toimetused tihtilugu ei tunne seda uudist ära, mis üle Eesti kõnetab. Maakonna lehed tihtilugu on nagu orienteeritud oma lokaalsele uudisele. Ja ei ole harv juhus, kui me sõidame Tallinnast tegema maakonda. Aga maakonnas on ka vähem fotograafe ehk silmapaare ehk ideid. See on ju loogiline, et seal, kus on rohkem, tulebki rohkem. Aga muidugi, rõõmuga näeks, et see tuleks Eestist rohkem. Vaata rohkem mu toimetanud, sest fotograafi küüditama lihtsalt. 8 nädalaks kuskile telgiga. Äkki peaks maakondadest kasutama rohkem vabakutselisi, siis ei pea küüditama kedagi. Jah, võiks kasutada vabakutselisi. Vabakutselised võivad alati meil oma tööd pakkuda ja võib-olla tekib nagu püsi koostööpartnerlus. Kunagi sai kaastööd tehtud süksusele väljaandele ilmus nagu kulutaja ja oli siuke tarbijaleht. On vist olemas siin? Ei ole. Ei, lehti kui niisugust ole. Ta oli kollasel paberil täitsa eraldi. Ekspress andis välja seda. Ja meil oli selline rubriik, et me käisime umbes mingisugune, ma ei tea, iga 3 kuu tagant mindi 3 päevaks kogu toimetusega kuhugi maakonda. Kohale, esimene õhtu kõrtsi, sealt tuleb info, poodi, sealt tuli info. Ja niimoodi oldi kohal, ütleme mingi peaaegu nädal. Esimesed päevad koguti infot ja
ja siis hakati kirjutama nendest samadest asjadest, millal need maakonnalehed ei saa kirjutada, sest nad on seotud. Aga sa ei saa seda ja ükskord olime Jõhvis, sõitsime see Luige, Mart sõitis selle Luige mingisuguse Ameerika autoga ja mingi kull sõitis kogu järgi meile. Ja siis mehed käivad, tulevad Ameerika autoga seda ühe poe ette, teise poe ette, kõrtsi ette. Ja siis lõpuks tulid meie juurde, kes te olete sellised vene keel? No me oleme ajakirjanikud. А мы смотрели чужие в городе. Noh, et mingi muus maffia käib ringi, eks ole. Ja siis hakkas neile käest infot tulema ja siis hakkas teisest kohast infot tulema ja lõpuks tulid jube head asjad, sest et mindi kohale ja oldi kohal, mitte niimoodi. Enam Ida-Viru, kui on Seda vist enam ei tehtud. Kui on mingi Ida-Viru reppor, mul on siin mõned aasta jooksul ikka on, siis esimene peatus alati poejus. Poed ja baarid, jah. Seda saab kellega jutuda. Selline väike tagasipõige ajal. Nii, aga ega siis midagi, nagu ütleb Arnold Rüütel. Tõmbame otsad kokku ja tundub, et põnev elukutse on see pressifotograafi elukutse. Absoluutselt, jah. Hoiame ikka lippu kõrgel ja et oleks põnev kõigil.